No tere. Tere! Ma valisin selle maali. See on väga põnev. Selles mõttes, et kuna ma ise tulin just sellised võttes, kus olid sellised naised. Sellised, mitte muidugi nii paljastavad seekord, aga siiski. Sulle meeldivad hobused, ma olen tähele pannud. Ja. Ja sulle meeldivad ka väga paljad naised. Ja just seda küll, jah. Siin tegelikult ei olegi eriti, siin on paljastatud naised, paljad naised on väga suures vähemuses. Minu pool on need nagu rohkem isegi võib-olla. See on ainuke. Ma näen vist nagu, ma nägin, et nad kõik on paljad. Ei, nad on suht liibuva riietusega. Kas see on sellises krokii stiilis või on see ikkagi, siin on rohkem vaeva nähtud? Krokii on nagu ikkagi nagu 5 kiire joonistus. Jah, 5 minutit tagasi. Ei, kiireid joonistusi mul nagu krokii mõistes nagu ei olegi, et krokii on mingi isegi mõne sekundiga tehtud joonistus kohati. Võib-olla ka mõne minutiga, et ta on väga suure ajapiiranguga tehtud joonistus. Aga ma ise nikerdan suhteliselt aeglaselt, et enamus asju tulevad väga aeglaselt. Et siin on, see tegelikult ei olegi maal. Ta on osaliselt maal, aga ta on osaliselt ka trükis. Laava oleks nagu see laava nagu. Seda küll, see osa on maal. Ta on tegelikult segatehniline kollaaž, ta on segatehniline töö ja see on trükis, see on pliiatsi joonistusest tehtud trükis, mida ma olen selle maali üle maalinud ja kasutanud selle komponendina nagu. Tegelikult siin on väga palju jõudu, seksuaalsus, see punane annab kirge, see selline must ja punane üldse sobib omavahel nagu kokku, naised, hobune, relv. Minu arust see on väga seksapiilne, ma valisin päris õige töö. Ja. Kuigi ma täna eriti väga seksapiilsest töös ei olegi, nii ja naa, aga lihtsalt jah. Ühesõnaga, need on nagu sellised, ma vaatan, et neiud on nagu sellised nagu ikkagi nagu sellistest 90ndate lõpu selline stiil on neil nagu riietuses ja selline nagu. Ja aga hobused siis on nagu pead rohkem kasutatud. Vaata, mina olen kunstikoolis on tegelikult nimelikkusega ei ole kunstikooliga päris palju seotud. Ma olen 12 aastat saanud modell. Ja 95. aastast kuni 2008, et see on kuskil 2000. Et sealt oligi niimoodi, et ma olen nagu, minust tehti krokiisid päris palju. Mis ma alguses vaatasingi, et äkki, et see on nagu äkki kiired visandid, aga kui nüüd vaadata, siis see on ikka päris palju vaeva nähtud. Ja nii ühte kui teist. Et kunstikoolis tehakse igasuguseid harjutusi, et ma ise ei ole kunstikoolis modelliks olnud, aga on olnud vaja, et meie oma kursusel on modelli vaja olnud või õige modell ei saanud tulla ja siis ma olen asendanud mitu korda ja siis ma olen poseerinud nii skulptuuriks kui joonistuseks. Oleneb poosist, kas pole mõnikord, kui sa antakse 2 tundi ühes asendis, siis see on väga raske. No nii õhkrat asja mul vist päris ei olnud, et mul oli skulptuuris ma poseerisin mingi 1,5 tundi või midagi sellist korraga. Aga ma ei teinud seda päris korraga, vahepeal võis sirutada ja midagi siukest ja siis ma taastasin poosi ja midagi sellist, et see on üsna tüütu tegevus. On küll, aga see annab väga palju distsipliini ja see andis mulle julgust. Tolle ajal ma julgenud isegi minna nagu niimoodi ühisranda, aga kunstikoolis ja ma pidin äkki kõik riided ära võtma. Ma olin 2 aastat 2 aastat ja siis pärast mõtlesin, et aitab. Ma sõilin ka nagu paljalt, aga jah, tegelikult kas sul olid ka mingid modellid nagu siin ees või sul tuli see nagu fantaasiast nagu sellised neiud nagu sellised, kes on hästi perfektsete kehadega, siin ei ole mingit tselluliiti, siin ei ole näha mingisugust rasvavõite, nad oleks nagu stripparid. Ma tsenseerisin selle tselluliidi osa ära aga see on tegelikult kombinatsioon, et ta on osati fantaasiast võetud ja osati modelli järgi võetud, et mul ei ole kombeks modelli piinata, et ma pildistan modelli sisse ja siis töötan sellega hiljem, aga siit ma võtsin järgi, vaatasin enam-vähem modelli järgi, kuidas mingi normaalne keha asend peaks olema ja siis ülejäänu ma panin juba puhtalt fantaasiast juurde. Nagu riided ma mõtlesin ka ise välja, et need ei ole mingi ajastu,
riided või midagi, et ma lihtsalt omast peast mõtlesin välja need. Ta meenutab midagi, siin on kuidagi Britney Spearsi 2000 aastate mingi stiilu siin nagu kohati, aga jah. Aga eks need inspiratsioonipuhangud tulevad ju, mida sa oled, kui palju sa oled kohvi päeval joonud ja võib-olla banaan kohviga ja kui palju sa oled trenni teinud too päev selles mõttes, et minul on küll niimoodi omal, et kui ma joon kohvi ära ja banaanid ja väike trenn, siis mul tuleb hästi hea tuju. Et siis mul nagu tekivad, aga no vaata see pilt või teos on sul tehtud ikkagi rohkem hea tujuga. Jaa, loomulikult. Mitte, et mingisugune selline tusase tujuga. Mul tusase tujuga tehtud teil üldse polegi. Sellist asja pole olemas. Et... Aga siin on päris huvitav, et siin on nagu niimoodi... Siin on ka sama huvitav nagu või? Sa oled nagu... oota, mis asja? Ta on nagu enam-vähem igal pool sama või? Hobused nagu või? Naised on, oota, mis asja? Okei, see on nagu, jah. Nad on nagu nii sarnased, vaata sul siin. Ongi üks ja sama on. Nüüd sa said mind küll vana inimest lollitada praegu, ikkagi ma sain aru. Osad on, see on peegelpildis see, aga siin on värve muudetud. Et ma enne vihjasin, et need on trükised. Ja siis, aga see oli suur joonistus. Seleta sa mulle, mis see trükis on. See on printerist tulnud, see pilt. Aga see joonistus ise, see originaalis see joonistus on suurem kui see maal. Ja siis ma kasutasin neid komponentidena, et ma kleepisin need siia külge. Siin on ka tiivad taga, see on su selline jah. Aga kas need relvad on nüüd sinu toast? Need on Kalašnikovid, et mul ühtegi Kalašnikovi hetkeseisuga ei ole, et ma plaanin küll mõned võtta. Aga nagu sa selle nagu võtsid, kas ta oli sul peas või kas sa oled niivõrd Kalašnikovide fänn, et ta oli sul kohe nagu kodeeritud pähe, et sa teed nagu täpselt sellepärast, et mina näiteks sellist Kalašnikovi küll ei oska. Ma vaatasin Kalašnikovi pilti, kui ma seda joonistasin, et vaatasin mingisugust Kalašnikovi pilti, siis joonistasin natuke, vaatasin, kuidas see olema peaks. Et päris Kalašnikov niimoodi detaili täpsusega mul peas ei ole. Mul on peas suhteline tühjus, et ma üldiselt vaatan kuhugi. Tahtsin küsida sellist asja ka, ma ei tea, kas sinuga sa varem küsitud, aga kus sa nagu laed ennast, et kunstnikud peavad ennast laadima, et kas sa teed mingit trenni üldse, kas sa teed, sellepärast paljud kunstnikud käivad juba tänapäeva, kunstnikud käivad juba näiteks trenni tegemas. Näiteks kossu mängimas või jõusaal või tai chi või. Kas sul on ka niimoodi või sa lihtsalt nagu lihtsalt liigud niivõrd palju ja oled ja kulutad ennast erinevatel filmivõtetel ja et sul ei olegi nagu vaja nagu mingisugust trenni nagu teha? Ma teen küll trenni, ma liigutan ennast, käin jalutamas, käin jooksmas ja siis liigutan ennast igasugusel muul moel, et ma olen suhteliselt aktiivse eluviisiga. Et siin tundide kaupa mingi maali kallal istudes ma võin maalimise lõpuks peaaegu kangeks jääda, et vahepeal peab nagu sirutama. Aga osati ma mingit laadimist nende tegemise juures ei vaja, et nende tööde tegemine, igasuguste piltide maalimine ongi siuke laadiv tegevus. Et selleks ma ennast eraldi laadima ei pea, et neid teha. Filmivõtetega on sama pull, et ma ei pea ennast filmivõtteks laadima. Kui see kaamera läheb juba käima, siis sa juba nagu oledki nagu, sa nagu paned ennast juba sinna ja sul hakkabki see energia nagu tekkima, on nii või? Sellepärast kaamera annab energiat. Tegelikult küll jah, selles mõttes, et ma filmivõttel ma ei pea ennast käima tõmbama, ma juba lähen käima sellest mõttest juba, et ma olen nagu võttel koha peal. Ja maalimisega on sama lugu, et ma alustan maaliga, ma võin olla natuke väsinud või midagi, halvas tujus mitte, väsinud ja heas tujus on ka täiesti võimalik. Aga hakkan kuskilt nokkima, mõtlen, et teen natuke ja siis mitu tundi hiljem ma olen mingi kütnud mitu asja valmis. Siin on mingi suhkur sul kasutatud sisse päriselt või siin on mingid mullikesed, kas sa viskasid seal suhkurt?
ei, see ei ole mõningad kunstnikud ju viskavad ka igasugused sellised tange sisse. Need on tegelikult väiksed klaaskuulid. Suhkur laguneks ära, et suhkur ei ole püsiva omadusega nagu komponent. Et ma kasutan kõiki komponente, mis ei lagune ära. Okei, ma näen praegu, et siin on ikkagi need klaaskuulid. Siin peab olema hästi teravad silma tegelikult, et sellest saada aru. Aga siiski. See ongi spetsiaalne selline asi nagu, et tang või asi, siis see läheb hallitama otsast või võtab poid sisse või midagi ja laguneb ära. Mõned tahavadki seda hallitust. Meil on Tartus elab mingisugune Heiki Leis, kes teebki hallitustest mingid töid. Okay. Aga see selleks, et temast me räägi. Täna me räägime sinust. Okay. Üldiselt siin on teema on ikkagi rohkem paljad naised, hobused ja sellised sportlikute kehadega võrdlemisi naised, sellised strippari stiilis naised. Minu arust sa meenutad mulle natukene tänapäeva Andy Warholi, ma olen pannud tähele. Mingis mõttes võib-olla, mingis mõttes. Selles mõttes, et Andy Warhol kasutas ka tegelikult hästi palju igasuseid trükiseid ja asju. Et ta tegelikult tegeleski trükkimisega. Ta tegeles küllaltki vähe maalimisega. Või no ta tegeles maalimisega ka. Aga tal oli silma. Põhiliselt trükkimisega. Aga tal oli väga head silma. Ta sai aru, millist inimest võtta modelliks, teha ta veel kuulsaks. Nii et aga siiski. Kiitused sulle. Ja sul on tohutult palju töid. Internetis on üle 900 töö väljas praeguse seisuga, mis on nagu avaldatud tööd. Avaldamata töid on võib-olla sama palju, neid ma ei ole lugenud. Et sul ikka peab seda aega ikka olema, et need teha ja fantaasiat. No tegelikult ei pea, sest tehes tuleb fantaasia ja aeg tuleb ka tehes. Käed taskus ei tule. Aga sa pead ikkagi viima ennast nagu sellele lainele ja siis, kui sa juba teed, sul hakkabki nagu peast midagi tööle. On ju? Just. Okei. Kas sa elad üksinda või kuidas sa saad nagu sul selles mõttes, et ma vaatan, et sul on siin vast juba kitsas, sul on töid nii palju kodus vaata. See ruumikus aeg-ajalt mul kodus varieerub, et oleneb kui palju ma töid välja viin. Kui mul on hästi palju näitusi väljas, siis on tühjus. Siis läheb kõik välja. Lõpeb näitus ära, siis tuleb mingi ilge pakk tagasi. Et edasi-tagasi liikumist on päris palju. Et kui ma mingit asja ära viin, siis läheb vähemaks ja... Üldiselt mina valisin just selle töö. Sellepärast see on selline küllaltki erootiline minu arust. Kuigi mina isiklikult hobusid kardan, aga nad on erootilised ja siis naisi ma muidugi nii ei karda, nemad on ka erootilised. Relvad on ka mingil määral erootilised. Põhimõtteliselt küll, jah. Nii et nad on sümbolina. Ja see punane värv muidugi siin, nii et mulle see töö endale väga meeldib. Ausalt tööd ja üldse tegelikult paljud sinu tööd on väga silmapaistvad. Sellepärast Tartus ma käin päris paljudel kunstinäitustel kusjuures. Ja mõnikord on niimoodi, et ma jään seal lausa magama. Sellepärast, et need on nii sellised, mõnikord ma käin lihtsalt oma vanade tuttavatega seal rääkimas, kuna ma olen kunstikoolides modell olnud. Aga mõnikord ma jään lausa magama seal lihtsalt nagu. Mõned on nii igavad. Ja mingisugused vaated kuskil udus ees, nagu Siil udus. Multifilm vaata. Aga sinul on sellised natukene sellised provokatiivsed need tööd. Sellised nagu kohe sellised nagu tugevad ja kohe nagu paljastavad vaata nagu sellised. Et nagu ma avan ennast kohe. Vastasel juhul ma jääks ise magama. Kui ma mingi uduga teeks. Aga kas sul on ka mõnikord nagu, kas sa oled mõningaid poolpaljad mehi ka mõnikord nagu maalinud või siis nagu niimoodi või? Ei ole veel ja. Kas sa nagu kavas ka või? Meil ei tea, jah. Ei ole nagu kavas. Ma võiks sulle modelliks tulla vahepeal. Kunstikoolis sai nagu tehtud, aga ma ise nagu vabatahtlikult nagu väga teinud ei ole. Kardad natuke siis või? Ei tea, tegelikult kunstik... Ei tea, ei ole nagu käiba tõmmanud, et ma olen nagu teinud portreid ja asju. Aga siiski minust, sa vaata minust, sul siiski mingi töö on muidugi riides. Ja see on portree, see on ainult... Aga see oli hea. Ainult kaelast või midagi. See oli täitsa üllatus.
et sa selle tegid, see väga lahe. Ja ma teen nagu omal valikul erinevatest persoonidest ja kuulsustest ja igasugustest inspireerinud tegelastest, muusikutest, poliitikutest, igasugustest inimestest teen nagu portreid aeg-ajalt. Et mul on mingi sari kogunenud neid on päris palju juba. Jah, sa ükskord jagasid need seal nüüd. Alles kevadel jagasidki uuesti neid, et nagu ja ma värskendasin Facebooki albumi või midagi ja siis tuli jälle välja midagi. Jah.